Tere ja jälle ilusat päeva. Järgmine loeng. Profibussi töövälja võrgud. Profibussi töövälja protokoll töötati välja Siemensi, Boschi ja Klockner Mölleri poolt, et vastata nii diskreetse tootmise kui ka Euroopa standarditele ja nende nõudmistele. Profibus võimaldab luua andmesidet erinevate tootjate poolt tehtud seadmete vahel ilma spetsiaalse liidese kohustuseta. Profibussi on võimalik kasutada kõrge kiirusega rakendustes ja komposiitandmevahetuses. Profibuss on process-field push, on tööstuslik kommunikatsiooni protokoll, mida kasutatakse laialdaselt protsesside ja seadmete juhtimisel. Nagu ma ennengi mainisin, teda on vähemaks jäänud tootmises, aga teda on piisavalt palju. Ja protsessid on protsessi automaatika, tööstusautomaatika, energiatootmine, jaotamine, veo ja reoveo puhastus, transport ja logistika. Nii, läheme edasi, vaatame, mis siin on. Tehnilised eelised Profibussil on muidugi kiiruse efektiivsus. Profibussvõrgud toetavad suure kiirusega andmevahetust, mis on oluline reaalajas protsesside juhtimisel. On töökindlad, võrgud on loodud töökindlalt ja stabiilselt töötama ka karmides tööstuskeskkondades. Profibuss võimaldab hõlpsasti süsteemi laiendamist ja modifitseerimist, mis teeb selle sobivaks erinevate tööstuslikele rakendavas. Skaalatavus ongi see tähendus. Interoperabiliteet tagab sujuva kommunikatsiooni erinevate tootjate seadmete vahel, mis järgivad Profibussi standardeid. Need on sellised ilusad võõrkeelsed nimetused, aga pole hullu. Protokolli kirjeldus. See on sobiv ka erinevate automatiseerimisülesannete lahendamiseks nii töövälja seadmete tasandil kui ka kõrgematel hierarhilistel tasanditel. Profibussi eristatakse jada tööväljasüsteemide tehniliste spetsifikatsioonide tõttu, mis võimaldavad ühendada jagatud intelligentsusega digitaalseid programmeeritavaid kontrollereid ühisesse võrku. Võrgutopoloogia tingimustel on Profibuss mitmik ülemseadmetega süsteem, mis võimaldab mitmete automatiseeritud süsteemide ja nende hajutatud perifeeriate tegutsemist samal magistraalliinil. See kommunikatsioonitehnoloogia hõlmab 3 põhitüüpi Profibus protokolle. Ja kui me vaatame siin sellist esimest pilttabelit, siis on olemas siin ilusti Profibus STP, Profibus PA, Profibus ajamid mootorliikuri juhtimine ja Profibus Profisafe on ka üks Profibussi variante. Nii et kui me siin selle slaidi peal vaatame, on neid Profibussi variante juba ka erinevaid ja palju. Profibus FMS on tööväljasiini sõnumi spetsifikatsioon. Profibus TP loodi 1992. aastal ja arendati andmevahetuseks programmeeritavate kontrollerite ja erinevate täiturite ja andurite vahel. Profibus PA on Process Automation 1997. aastal, on kavandatud andmevahetuseks töövälja tasandi süsteemide, kontrollerite, sensorite, tajurite haldamise jaoks. Ja Profibus PA on tunnuselt sarnane Foundation Feldbussiga, sellest hoolimata on Profibus PA puhul andmevahetuskiirus umbes 30 gigabitti sekundis. Magistraalliin on ka ülem-alluvu võrdõigusliku ligipääsutüübiga ja maksimaalne sõlvede arv võib ületada võrgus üle 250. Ja siin on ka seesama
kui me vaatame neid siniseid ruudukesi, siis pööran tähelepanu sellise toredale asja nagu RS485, RS485, et mis asi see on? See on võrgumeedium ja seda teemat me kindlasti puudutame tulevikus ka. Nii. TP liide tähistab detsentraliseeritud perifeeriat, mis tähendab, et hajutatud sisend- ja väljusseadmed on ühendatud keskse kontrolleriga kiire jadaühenduse kaudu. See võrk baseerub universaalsetel rahvusvahelistel standarditel ja vastab avatud süsteemi Open Interconnect OSI mudelile, milles igal kommunikatsioonikihil on oma täpselt määratud ülesanne. Selle mudeli esimene kiht ja nii edasi. Neid me siin oleme rääkinud varasemalt. Aga see on siis Profibus TP. Profibussi süsteem kasutab, nagu klassika oli varem toodud välja, piltidel ka ilusti näha ülemseadet, mis teostab mööda RS485 magistraalliini hajutatud alluvusseadmete pollimist. Alluvusseadmed, andurid, täiturid moodustavad võrgus niinimetatud passiivse jaama, kuna neil ei ole autoriseeritud ligipääsu võrgule ja need ainult kinnitavad vastuvõetud sõnumeid või saadavad vastussõnumid ülemseadmelt saadetud päringule. Siin tuleb öelda, et kõik alluvusseadmed on võrdse prioriteediga ja kommunikatsiooni juhib ülemseade. Ülemseade ehk Profibus ülem on võrgus aktiivne jaam. Profibussi spetsifikatsioon eristab kahte tüüpi ülemseadmeid. Esiteks ülemseadme tüüp säilitab normaalset sidet ja andmevahetust sellega seotud alluvusseadmetega ja teine ülemseadme tüüp on spetsiaalne seade, mida kasutatakse peamiselt tarbijarakenduste üleslaadimiseks alluvusseadmetesse diagnostika eesmärgil. Mõned ülemseadmed on kahe eelmise ülemseadme tüüpi kombinatsioon, mis võimaldab neil täita mõlema ülemseadme funktsioone. Tavaliselt ei ole Profibus tööväljavõrgus ülemseadmete vaheline kommunikatsioon lubatud. Välja arvatud juhul, kui ülemsüsteem annab teisele ülemseadmele ligipääsuloa tema alluvuses olevatele alamseadmetele. Nii et ka see on paika. Ülemseadmete master-to-master vaheline kommunikatsioon, see on siis näidatud, kuidas on üks ülem, kuidas on teine ülem. See on nõndanimetatud lubaringi võrgu ehk token ring. Seadist on võimalik ainult füüsiliselt lingitud seadmete vahel. Ülemseadmete master-to-master vaheline kommunikatsioon kahe võrgu vahel ühe ülema süsteemiga on võimalik üle TP lüüsi ja ülemseade võib pöörduda individuaalse alluvusseadme poole, et viia läbi multiedastust, pöördudes alluvusseadmete grupi poole või teastada leviedastust, saates sõnumi kõigile alluvusseadmetele. Ülemseade master-to-master vaheline kommunikatsioon. Siin on veel mõningad pildid ja vaatame natukene kaadri formaati. Siin on ka ilusti toodud kaader ehk sisend väljundandmete pikkus, mis kantakse alluvusseadmelt ülemseadmele, on ette määratud alluvusseadme andmebaasis või GST failis. Kõikide võrkude ühendatud seadmed GST failid on salvestatud ülemseadmes tüüp 2 parameetri kirjetena, mis sisaldab andmeid konfiguratsiooni, parameetrite aadressi, jaotusnimekirja ja kõigi ühendatud jaamade võrgu parameetrite kohta. Tööväljavõrgu
võrgu parameetri kirje laaditakse ülemseadmesse riistvara konfigureerimise võrgus. Ja siin on nagu siis selles mõttes pildi peal ka näha, et kui te vaatate neid lühendeid, ülema ja alluva vaheline kaadri liikumine, siis need lühendid, näiteks SYN on sünkronisatsiooni aeg, ST2 on alguse eraldaja, LE on kaadri pikkus, LR on korratud pikkus, sihtpunkti aadress, allika aadress, funktsiooni kood, andmeühik, kaadri kontrolljada ja lõpu eraldaja. Nii, ja siin on ka veel võrgus kasutatakse vastava ülemseadme poolt läbiviidavat pollimist, reageerimisaeg, mis kulub alluvusseadmelt üleseadmele vastamiseks, on konstantne. Siin pildi peal on ka seda näha. Isegi juhul, kui kasutatakse ülemseadet tüüp 2 alluvusseadme diagnoosimiseks, selle kommunikatsioonis ülemseadmega tüüp 1 kommunikatsiooni vahele jäävat aega kasutatakse diagnostika eesmärgil. Seda materjali on ilusti välja toodud ka selles õppematerjalis, seal on pikemalt ka juttu, nii et kaadrit niimoodi päris lahti seletada siin slaidiprogrammis on päris keeruline, aga tuletan veel kord meelde, kui teil on küsimusi, kui teil on arusaamatusi, siis kindlasti foorum on see tore asi, kust me seda informatsiooni saame kätte. Nii et selleks korraks tänud tähelepanu eest ja tutvuge kindlasti Profibus võrguga ja tema spetsifikatsioonidega. Nii et ja kui on läbi töötatud, siis vastake ka küsimustele. Tänan tähelepanu eest ja kohtume järgmine kord.